Tere kõigile, mina olen siin Tööinspektsiooni nõustamisjuristi Anniga. Täna räägime teemal lapsehoolduspuhkus, mis on kahtlemata oluline teema kõikide väikelaste vanemate jaoks. Kindlasti mõjutab see ka tööandjaid, kelle kohustus siis on tagada lapsehoolduspuhkus ja järgida siis lapsehoolduspuhkuse tingimustest kinnipidamist. Räägi meile, mis on lapsehoolduspuhkus ja kuidas käib selle kasutamine? Lapsehoolduspuhkus on töölepingu seadusega ette nähtud puhkuseliik kõikidele töölepinguga töötavatele töötajatele. Lapsehoolduspuhkust saab kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Sellele jäämiseks tuleb teha tööandjale avaldus vähemalt 14 kalendripäeva ette. Ja lapsehoolduspuhkust saab kasutada siis täpselt lapse 3-aastaseks saamiseni ehk lapsehoolduspuhkuse viimane päev on lapse 3-aastaseks saamise päeval. Ja mis saab lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja töökohast senikaua, kuni ta on lapsehoolduspuhkusel? Üldjuhul otsitakse töötajale, kes siis lapsehoolduspuhkusele läheb, asendaja. Aga vahel mõni tööandja korraldab ka töö selliselt ümber, et jagab siis selle äramineva töötaja töö teiste töötajate vahel. Muidugi töö ärajagamisel ja ka asendaja leidmisel tuleb kindlasti arvestada seda, et tööandja siis planeeriks seda asendamist selliselt, et lapsehoolduspuhkuselt siis naasval töötajal oleks ka töökoht alles, et ei juhtu nii, et tööandja mõtlebki, et okei, ta läheb lapsehoolduspuhkusele, ma siis jaganud selle töö täiesti ümber ja tegelikult, kui ta tagasi tuleb, siis võib-olla meil ei olegi talle enam midagi pakkuda. Et töövaidluspraktika näitab, et selliseid olukordi siis loetakse diskrimineerivaks. See tähendab siis seda, et lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendajaga tuleb kindlasti sõlmida tähtajaline leping. Just, tähtajaline leping. Selge. Kas lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja tööleping võib ka lõppeda lapsehoolduspuhkuse ajal? Lapsehoolduspuhkuse ajal näiteks töötajat koondada ei saa. Et kui peakski töö otsa saama, siis koondamise keeld on. Muudel juhtudel töösuhte ülesütlemine on küsitav, kuivõrd inimene ju ei viibi tööl ja ei saa näiteks oma kohustusi rikkuda või mingid muud põhjused. Et küll aga näiteks, kui töötaja on tähtajalise töölepinguga ja jääb siis lapsehoolduspuhkusele ning see tähtaeg saabub lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal, siis töösuhe lõpeb, olenemata sellest, et töötaja lapsehoolduspuhkusel on. Kas kõne alla saab tulla ka näiteks poolte kokkuleppel töösuhte lõpetamine või kas töötaja saab ise töölepingu üles öelda? Jaa, seda muidugi, et poolte kokkuleppel saab alati töösuhte ära lõpetada ja töötajal on õigus töösuhe omalt poolt lõpetada ka lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal. Lihtsalt sellisel juhul lapsehoolduspuhkus nii-öelda lõpeb koos töösuhte lõpuga. Kas lapsehoolduspuhkuse ajal on lubatud ka töötamine? Jah, et lapsehoolduspuhkuse ajal võib töötada ka teise tööandja juures, kui on soovi. Küll aga ei tohi seda teha sellisel juhul, kui on olemas kehtiv konkurentsikeeld. Et nii-öelda konkurendid juurde siis tööle minna ei saa. Aga kuidas on sama tööandja juures töötamisega? Sama tööandja juures saab ka töötada. Et tinglikult on siis tegemist tegelikult lihtsalt tavalise töölepingu siis muutmisega, kui näiteks inimene katkestab lapsehoolduspuhkuse, tuleb ajutiselt näiteks osalise koormusega tööle, siis lepitakse kokku näiteks osalises tööajas, kaugtöös, milles iganes ja need siis muudatused on siis kokku lepitud tähtajalised, et nagu teoreetiliselt ta tegelikult lapsehoolduspuhkusel siis ei ole, et ta lihtsalt kasutab lapsehoolduspuhkuse saamise õiguse ajal siis töötamist.
ehk siis ma saan aru, et kui sama tööandja juures tuleb töötada või soov on töötada, siis tuleks lapsehoolduspuhkus kindlasti katkestada ja kui eesmärk on, et ikkagi muuta mingisuguseid töötingimusi, siis tuleks ka juba töölepingut muuta. Just, ja seda ainult poolte kokkuleppel, et ei saa minna nii, et laps saab aastaseks ja siis ma lähen ütlen, et nüüd ma tahan seda, teist ja kolmandat, et mul ei ole võimalik oma siis kehtivat lepingut täita, küll aga ma saaksin teha näiteks 2 tundi päevas tööd ja noh, ma ei tea, kodus ja nii edasi, et aga kui tööandjal seda pakkuda ei ole, siis noh, et nõuda seda ei saa, küll aga saavad pooled kokku leppida. Ehk siis lihtsalt see fakt, et töötaja kasvatab alla 3-aastast last, see sellist ühepoolset nõudeõigust ei anna töötajale? Ei, seda mitte. Ja millised õigused on töötajal, kui ta naaseb lapsehoolduspuhkuselt? Kui töötaja naaseb lapsehoolduspuhkuselt, siis tegelikult ta peaks saama tagasi sama töö. See sama töö siis samadel tingimustel, et võimalikult siis isegi kui on toimunud muudatused, siis et see töö oleks võimalikult sarnane sellele, millelt siis töötaja lapsehoolduspuhkusele jäi. Et peaksid olema samad töökoht, tööülesanded, töötasu ja nii edasi. Et mis puudutab töötasu, siis töötasu puhul, kui on asutuses vahepeal olnud üleüldine palgatõus, siis on ka sellel naasval töötajal automaatselt õigus sellele palgatõusule. Et mitte nii, et vahepeal, ma ei tea, inimene on 3 aastat ära olnud, asutuses on, ma ei tea, palgad 25% tõusnud, noh, oletame, et väga hästi läheb ja siis inimene tuleb tagasi ja tema peab ikka siis sellelt madalalt positsioonilt alustama, et nii see ei ole. Aga kuidas on katseaja uuesti kohaldamisega? Vot tänane töölepingu seadus ikkagi uue katseaja kohaldamist ette ei näe. Et kui inimene tuleb tagasi ja ta on näiteks tõesti enam ei kvalifitseeru või siis vajab mingit koolitusi, siis tööandja on see, kes peab tagama selle koolituse ja nii on. Et ei ole niimoodi, et töötaja tuleb tagasi. Et tööandja siis hindab ikkagi ainult üks kord töötaja omadusi, oskusi, võimeid ja see on piisav. Just, täpselt. Et natuke nüüd me juba rääkisime lapsehoolduspuhkuse katkestamisest, et kui töötaja sooviks on töölepingu muutmine, siis tal ikkagi tuleb saavutada tööandjaga kokkulepe, aga kuidas on olukord siis, kui lapsehoolduspuhkus lõpeb ja selgubki näiteks, et töötajal ei ole võimalik enam näiteks täiskoormusega töötada? No ka sellisel juhul tuleb saavutada kokkulepe tööandjaga, et loomulikult üks nii-öelda erireegel on see, et kui selle töötaja asendajale pakuti siis selliseid paindlikuid töötingimusi ala osalist tööaega ja kaugtöö võimalust, et siis nii-öelda võrdse kohtlemise põhimõttest lähtudes tuleks seda pakkuda ka siis inimesele, kes naaseb lapsehoolduspuhkuselt. Et aga täna siis ei ole siis seaduses sellist reeglit, et on õigus nõuda ja et tööandja peab võimaldama. Ja millele veel tuleks tähelepanu siis pöörata lapsehoolduspuhkuselt naasva töötaja osas? No näiteks see, et töötajaga, kes siis on naasnud lapsehoolduspuhkuselt, ei tohi näiteks töösuhet üles öelda perekondlikel põhjustel, olulistel perekondlikel põhjustel, näiteks see, et töötaja peab tihti viibima hoolduslehel. Et väikeste lastega seda tuleb ette, et aga tööandjal peab olema selles mõttes ikkagi tolerants, siis tolereerida seda, et väikelapsed võivad haigestuda rohkem kui siis juba suuremad lapsed. Siis teine asi on see, et näiteks alla 3-aastase lapse vanemat ei tohi saata ilma nõusolekuta lähetusse. Et juhul, kui näiteks inimene katkestab lapsehoolduspuhkuse varem, lähebki tööle varem, kui laps on 3-aastaseks saanud, et siis lähetusse saatmine toimub ainult tema enda nõusolekul. Siis
kui laps on alla 1,5 aasta, et kui vanem tuleb tööle veel varem, siis peab tööandja arvestama sellega, et töötajal on õigus saada imetamispause siis iga 3 tunni järelt vähemalt 30 minutit järjest. Et tööandjal siis tuleb ikkagi tööd ümber korraldada ja arvestada nende erisustega, et töötaja nüüd kasvatab väikelast juba. Just, et selles mõttes tuleb arvestada küll, jah. Ja kuidas on üldse puhkuse regulatsioon ja millised puhkused on ette nähtud lapsehoolduspuhkuselt naasvale töötajale? No esimene asi on kohe see, et töötajal on õigus lapsehoolduspuhkuse järel kohe vahetult kasutada oma siis põhipuhkust. Et see on nagu erisäte ja siis edaspidi ka kuni lapse 7-aastaseks saamiseni on õigus lapsevanemal kasutada põhipuhkust endale sobival ajal ja siis 7–10-aastaste laste vanemad saavad põhipuhkust kasutada siis lapse koolivaheajal. Et nad ühesõnaga saavadki nõuda seda puhkust siis kas siis terve aasta vältel endale sobival ajal või siis 7–10-aastaste laste puhul koolivaheajal ja et tööandja sellest keelduda ei saa. Lisaks on meil ette nähtud lapsevanematele lapsepuhkus, et lapsepuhkus saab siis kas 3–6 päeva aastas, et see regulatsioon ka üsna pea muutub, et sellepärast ma sellesse väga ei lasku. Ja kuni 14-aastase lapsega saavad lapsevanemad 10 päeva tasustamata puhkust. Ehk siis ikkagi lisandub päris mitmeid eri liike puhkuseid juurde, võib nii öelda? Ja, seda küll. Ja natuke oleme sellel teemal rääkinud, aga küsisime enne, et kas lapsehoolduspuhkusel olevad töötajad võib koondada, aga kui nüüd töötaja naaseb tööle, kas siis võib teda ees oodata koondamine? Jah, teoreetiliselt küll ja praktiliselt ka loomulikult, et see on meil nõustamises ju igapäevane küsimus, et üldjuhul lapsevanemad ei pruugi olla isegi ära 3 aastat, võivad olla ka rohkem aastaid, et ettevõttes muutub tegelikult selle ajaga üsna palju, isegi 3 aastaga võib muutuda väga palju ja kui siis töötaja naaseb tööle, eeldab oma töökohta ja tal ongi selleks õigus, siis olukorras, kus tööandjal talle enam tööd anda ei ole, siis võib tekkida koondamise olukord. Et koondamise olukord üldjuhul peab olema siis seotud tõesti kas siis tööalase ümberkorraldusega, sellega, et töö saab otsa või siis mingid muud majanduslikud põhjused. Kas töötajal on eelisõigus ka tööle jääda? Et kas teda eelistatakse sellepärast, et ta kasvatab alla 3-aastaseid lapsi? Jaa, et kui on koondamise olukord ja kui on selline olukord, kus on võrdlevaid kohti, ehk siis näiteks ettevõttes on, ma ei tea, 10 müüjat, mina naasen müüja positsioonile lapsehoolduspuhkuselt ja tuleb välja, et tegelikult 11 kohta ei ole, et ongi ainult 10, siis kui minul on alla 3-aastaseid lapsi, siis minul on eelisõigus tööle jääda. Kas see siis tähendab tööandja jaoks seda, et ta peab valima koondatava teiste töötajate seast? Jah. Aga kui on, oletame, ongi kaks võrreldavat ametikohta, mõlemad töötajad kasvatavad alla 3-aastast last, et kuidas siis on? No kui ikkagi koondamine on vältimatu, ei ole ka teist tööd pakkuda ja tuleb lihtsalt üks valik teha, siis kui mõlemad on nii-öelda eelisõigusega töötajad, siis juba saab hakata vaatama teiste tingimuste järgi, ehk siis haridus, kvalifikatsioon, kogemus ja nii edasi. Et need kriteeriumid sätestab siis tööandja? Just, ja see on tööandja otsustada.
ja kui nüüd leiabki aset koondamine, siis kui palju tuleb sellest ette teatada töötajale? Töötajale tuleb ette teatada olenevalt staažist siis 15 kuni 90 kalendripäeva. Kui nüüd tõesti on olukord, kus tööandjal pole päevagi töötajale tööd anda, saab ta üles öelda ka nii-öelda päeva pealt, aga sellisel juhul tuleb see vähem ette teatatud aeg rahaliselt hüvitada. Nii, etteteatamistähtaja osas on siis selge, kui palju tuleb töötajale hüvitist maksta koondamise puhul? Töötajale tuleb hüvitist olenemata staažist maksta 1 kuu keskmise töötasu ulatuses, ehk siis sisuliselt töötaja 1 kuu palk. Aga kui töötaja töötab tähtajalise töölepingu alusel? Kui töötaja töötab tähtajalise lepingu alusel, siis sellisel juhul on koondamishüvitiseks siis summa, mida töötaja saaks tähtajani töötades. Ehk siis näiteks, kui minu leping lõpeb detsembrikuus, aga mind on vaja augustis koondada, siis minu koondamishüvitise suuruseks on sisuliselt augusti kuni detsembrikuu palk. Selge. Kas Töötukassa maksab hüvitist ka koondamise puhul? Jaa, esiteks koondatud töötajal on õigus saada töötuskindlustushüvitist ja töötajad, kellel on tööstaaži enam kui 5 aastat, neil on õigus ka koondamishüvitisele. Ja koondamishüvitis siis 5 kuni 10-aastase tööstaažiga on 1 kuu palk siis ja 10 ja enama tööaastaga on 2 kuu palk. Sa natukene mainisid ka neid muudatusi, mis on tulemas, et kas sa tahaksid lisada midagi nende osas? Jaa, 1. aprillist 2022 toimub mõningaid muudatusi. Näiteks lapsehoolduspuhkus saab edaspidi nimeks vanemapuhkus, kuid seda saab endiselt lapse 3-aastaseks saamiseni. Küll aga etteteatamisaeg siis puhkusele jäämisest või selle katkestamisest on senise 14 päeva asemel 30 kalendripäeva. Siis lisaks, nagu me enne rääkisime, et kui töötaja siis soovib mingit osalist tööaega või kaugtöö võimalust või muud sellist, et siis see on kokkuleppeline ja tööandjalt nõuda midagi ei saa, siis jällegi aprillis jõustuva muudatusega on siis hoolduskohustusega töötajatel õigus siis paluda endale sobivamat siis tööd. Et näiteks kui ongi alla 8-aastane laps, keda peab lasteaeda või kooli viima ja sellega seoses siis senine tööaeg ei ole võib-olla kõige sobivam, et siis töötajal on õigus teha tööandjale taotlus, et kas oleks võimalik näiteks muuta tööaega või siis teha hommikuti õhtud kaugtööd või muud sellist, et siis tööandja peab arvestama sellega. Küll aga kui ta hindab siis ka ettevõtte vajadusi ja ettevõttes toimuvat, et kui ei ole võimalik pakkuda siis selliseid kergemaid tingimusi, siis tööandjal on õigus sellest keelduda. Ja viimane muudatus, mille ma tahaks välja, on see, et kui me enne rääkisime, et lapsehoolduspuhkuselt naastes on õigus kasutada 3 või 6 päeva lapsepuhkust siis aastas, siis aprillis 2022 jõustuva muudatuse kohaselt hakkab siis lapsepuhkuse päevade arv olema 10. Nii, et töötaja saab 10 tööpäeva lapsepuhkust ja seda kuni lapse 14-aastaseks saamiseni. Küll aga need 10 päeva on ära jaotatud siis mitte nii, et igal aastal saan 10 päeva, vaid siis selle lapse 14-aastaseks saamiseni. Kõikide aastate peale. Just. Aga Anni, aitäh sulle suure ja põhjaliku ülevaate eest, et ka rääkisid meile muudatustest ja loodame, et ka teie saite uut ja huvitavat teada või siis saite üle korrata seda, mida juba teate. Aitäh!